Ahoi sõbrad, käes on neljapäev ja erinevalt eelmistest nädalatest on täna meil kaubapäev. Vaatame üle, mida meie huvitavat meile kulleri joonud üle maailma kokku on toonud. Näeme, et Ravnica Allegiance'i nii-öelda siis Toolkit ja Planeswalker tekid, Splendori laiend, D&D erinevat kraami, nagu näiteks Dungeon tailid, Wilderness tailid, City tailid, äge ja suur eepiline mäng Gen 7 sai omale laiendi, pisikene This War of Mine'i laiend, natukene on siin ka Rivals of Ixalani Planeswalker pakke algajatele, Magicu mängijatele. Siis on meil siin Ixalani Explorers of Ixalani lauamäng, täitsa nagu huvitav asi, mida ka mitte Magicu mängijad võiksid proovida. Acquire, äge majandusmäng, Roleplayeri laiend, Mansions of Madness ja Horrific Journeys'i laiend, Chronicles of Crime on laos tagasi, D&D, suurepärane kinkekomplekt, see küll on tavaline, aga selle all on erilise kujundusega, nii et kui soovite unikaalset D&D raamatut, on võib-olla see komplekt teile päris sobilik. Seal on olemas kõik selleks, et mängimist nii-öelda ka nullist alustada. Selle kõrval on Chronicles of Crime'i laiend, Noir, 3D värki puha. Kryptid, mõnus siuke kiire tümitamine. Deck Builders Toolkit, Amonketi oma, viimaseid kus juures, sellepärast, et Amonket hakkab meil vaikselt otsa lõppema. Quadropolise põhimäng, äge linna ehitamine, Days of Wonderit, ehk siis siuke mõnus euromäng. Arkham Horrori 3. editioni lauamäng, Arkhami Horrori kaardimängu Echoes of the Past laiend. Siis on siin vaikselt ennast ära peitnud tegelikult, kohe vaatame, Katani Game of Thrones või Game of Thronesi Katan, kellele kuidas, väga äge ja muideks 15. aprillil juba Game of Thronesi viimane hooaeg, ennustused saavad suured olema. Saif, mõnus 1-5 mängida sõjamäng või area kontroll, sõltuvad sellele, kuidas keegi võtab. Roleplayer, mäng, kuidas mängida rollimänge või midagi sellist. Magicu Game Night, 5 mängijat, 5 pakki, suurepärane võimalus sõpradega mängida. Seal on Tiny Epic Defenders, siis on Core 2019 Toolkit, kes veel ei näe, seal on Magicu vana logoga Cruise olemas. Kohvitass, täitsa äge ja kus juures äärmiselt populaarne meie mängijate hulgas. Vaatame üle, Sheriff of Nottinghami laiend Merry Men. Lisaks sellele veel D&D raamatud Princess of Apocalypse, Sword Ghost ja siin all Assassin's Creed'i Cruise'i all peidab ennast Magicu raamat, kus seletatakse täpsemalt millised kontseptid, millised on need legendid, kõik mille ümber see mäng keeleb. Betrayal at the House on the Hilli upgrade kit. Äge playmat on mul siin natuke niimoodi kortsu pandud. Aga mis põhiliseb, lauamängude inserdid erinevatele mängudele Eclipse, Near and Far, Rising Sun, Great Western Trail, Viticulture, Voyages of Marco Polo, Caverna, Concordia, Agricola, Above and Below, Seven Wonders, A Feast for Odin, Village, Five Tribes, Istanbul, Twilight Imperium, Jolkin, Mysterium, Flashpoint, Terraforming Mars, Orleans ja paljud veel mängud, millel on inserdid olemas. Aga mida tähendab insert? Insert on selline äge asi, millega võite oma päris lauamängu karbi sisse ehitada siukse kihvti organizeri, kus hoida erinevaid juppe ja teeb alati mängimise nauditavaks. Kui te tähele ei pannud, siis siin on veel olemas ka 1912. aasta Ticket to Ride'i laiend. Natukene Guilds of Ravnica teemapakke. Ultra Pro kiled albumite jaoks. Hästi populaarne kõikide nii-öelda mängijate seas. Siin all peidab ennast ka veel Tactical Maps D&D mängijatele. That's Pretty Clever, ehk siis Guns Sean Clever, D&D spellbook kaarde, autobotid ja Decepticonide sliivid standard suuruses. Kuskil seal peidab ka ennast autobotide deckbox. Huvitav, kus Decepticonide deckbox siis sai?
Äkki tuleb kunagi tulevikus. Aga igal juhul, kaupa on päris palju ja päris julgelt. Võite läbi astuda, pilgu peale visata ja imestada ka meie uusi riiuleid. Laieneme, suureneme ja kui te veel ei ole vaadanud timelapsi, mida me oma poe renoveerimisest tegime, soovitan ka seda julgelt vaadata. Seniks, aga meie fännidele. Tšau!